et tänud veel kord kõigile siis, kes siin sisendit pakkusid nende 5 punkti arutelu jaoks, mida me siin slaidi peal näeme. Et kui ma nagu lühidalt võtan kokku seda, mis mina enda arust kuulsin, on siis, kui ma vaatan seda esimest punkti, et Eestis selle metsaga suurt probleemi ei ole, et meil natuke teda ikka nagu on. Ja nagu me kuulsime ka siin, et kuskile juurde teda väga palju panna ei ole, et seda maad meil ei ole, et mingi muu maa arvelt metsa istutada ja metsastada. Metsade taastamisega ka meil probleeme ilmselt ei ole. Taastamine on seal, kus on metsamaa küll, aga pikka aega ei ole metsa olnud. Ja kui tehakse siis lageraiet, siis tihtipeale kohe istutatakse sinna ka siis noored puud, et võiks siis külvatakse. Ja siis kui vaadata tulekahjusi, siis nagu me Aigarilt kuulsime, et Eestis ka suurt tulekahjudega probleeme ei ole, et see võimekus kustutada on olemas. Ainuke oht seal on see, et nüüd pikaajaliste kliimaprognoosidega Eestis on see, et suved lähevad kuivemaks. Et see oht muidugi on, et kui hakkab rohkem kuive suved tulema, et need tulekahjusi rohkem on ja see kiire reageerimise valmidus peab suurem olema, aga samas võib ka siis mõelda, et kuidas siis nii teha, et nii palju kui võimalik see mets läheks ja kuivaks niimoodi. Biomajanduses kuulsime Jaanilt ja ka Henrikult seda, et Eestis saaks biomajandust arendada, oleks mõttekas seda arendada. Puidu väärindamist on vähe, tootmist on vähe võrreldes Soomega, et puitu läheb välja. Metsa majandamine, kuulsime seda, et metsa võiks ikka majandada seda, et puit hästi kasvaks ja et see kvaliteet oleks hea, et sellest saaks tooteid teha, et kus siis talletub CO2 ja süsinikdioksiidi ja millega kaasneb ka siis asendusefekt. Ja väärtusaheltes ka Henrik mainis seda, et ikkagi kui me oma kodumaist toodangut kasutame, et siis me saame kindlalt sellest väärtusahelas olla ja et kuidas, et see ei tule see toode raadamise ega millegi muu arvelt. Et see on nagu minu sellised, mingi take away sellest nendest ettekannetest, aga nüüd ma siis võib-olla alustakski siis seda arutelu, et nende põhjal, et mis mõtted kellelgi tekkisid ja kellel on veel midagi lisaks siin öelda, et mis ei rääkimata nende arust ja mida või oli midagi kuuldud, millega nõus ei olda, et võiks siis selle julgelt välja öelda ja oleks hea, kui siis ka kuidagi me nende 5 punktiga need väljaütlemised seostada saaksime ja need mõtted me siis saaksime selle põhjal siis Rooma klubis kokku panna Rooma klubi seisukohad, siis mis Rooma klubi arust Eesti võiks siis teha roheleppe metsa strateegia täitmiseks või toetamiseks, kui me niimoodi. Ja sellega siis sõnavõttudeks nüüd aeg, et kes andke märku, kes tahaks midagi öelda ja. Mikrofon meil on ka kuskil olemas, et enne Aigar nagu tõlkis seda roheleppe seda paari lõiku, eks ju seal. Ja siin oli see lause ühend, et peavad metsaga Euroopa Liidu metsaga kaetud maad muutuma paremaks mahus kui kvaliteedis. Ehk sellest võib väga üheselt välja lugeda seda, ma ei ole küll originaalteksti näinud, aga välja lugeda ainult seda, et need riigid, kus on metsa arvestatavalt, need peavad tegema ennast nii-öelda paremaks veel. Aga need, kes on oma metsad juba maha raiunud, muutunud kõik põllumaaks, siis nendele nagu ei jää mingeid kohustusi, et kuidas selle asjaga on, et sellega kuidagi ei tahaks küll nagu nõustuda. Võib-olla nemad peaksid hakkama oma põlde taasmetsastama ja pangu mägedesse uuesti metsad tagasi, et mulle tundub nagu, et me oleme nagu päris palju teinud võrreldes enamiku Euroopa riikidega. Sa võid selle ettepanekuga minna
nendesse riikidesse, naljaga pooleks öeldes, aga tegelikult jah, et see esimene punkt tõesti nagu viitab sellele, et võiks nagu need riigid, kes siis, kellel on seda võimalust, on seda ja metsa enam ei ole, et võiksid ta metsastada ja täpselt see sõnastus ka selle ütleb, et ma ei tea nüüd, kus Aigari, mis lauset täpselt ta tõlkis, aga sellest roheleppest. Aga jah, et me oleme jah palju teinud, aga see on võib-olla, ma ei tea, kas siin arutelus see võiks olla meie ettepanek, et teised peaksid ka ikkagi tegema. See ei saa olla nii, et nad panevad lihtsalt mingi eesmärgid ainult meile peale või ütleme siis Soomele, Rootsile, Norrale, kellel on veel metsa. 3 miljardit puud Euroopasse tuleks juurde istutada, et mingi selline number on seal kuskil ikkagi ka olemas, mis seab teistele riikidele ka kohustuse siis metsamaad juurde tekitada, et ilmselt Eestisse nii palju, ma ei tea, võib-olla mahub oleneb ajahorisondist, küllap need teised saavad oma osa. Esimene punkt, kui sa vaatad, see ütleb seda tegelikult, on metsastamine. See soovitab metsastada. Ja see meie kohta, nagu me kuuleme siin Anna, enam pole kuhugi metsastada. Ja ka taastamine on see, taastamine on ikkagi see, kui on juba pikka aega on metsamaal ei ole metsa kasvanud, on see taastamine ja see kvaliteediga taastamine. Et jah, ja ma nagu sellesse vastu, aga see on natukene jah, et selline nagu, et nagu näpp nende metsarikast riikide poole ja Poola kordab tegelikult sama asja, et nagu tunneks nagu, et neid karistataks nagu. Et eks seda jah, aga see on teine jutt. Jah, Andres? Seal on ikkagi püstitatud ju selline eesmärk, et 30% maismaast tuleks nagu kaitse alla võtta ja ma ei tea, millega nüüd Vabariigi valitsus välja läheb, kas see 30% jääb sinna sisse või tehakse selline ettepanek, et lihtsalt tuleb jälgida neid põhimõtteid, mis seal kirjas on, sest meie jaoks ikkagi selle 30% täitmine tähendaks seda, et mingisugune suur osa metsadest, mis täna ei ole veel kaitse all, tuleks täiendavalt kaitse alla võtta ja siis kõik see süsiniku sidumise jutt, eks ole, nendel aladel kindlasti muutub hoopis teistsuguseks, kui me praegult oleme enda eesmärgiks seadnud. Et üks asi on jah, et see metsastrateegia valmimine ilmselt saab ka toimuma pärast seda, kui need eelmised asjad on nagu valmis koputatud, eks ole, kui elurikkuse strateegia ikkagi seab nii ambitsioonikad eesmärgid, siis kindlasti meil tekib nagu probleemi just nende metsastrateegia eesmärkide saavutamisega. Kas see soovitus siin oleks, et need strateegiad võiksid kooskõlas oma? No, eks nad viiaksegi kooskõlla, aga minu selline soovitus või nägemus oleks see, et nii kaua kui on veel võimalik, siis see Eesti poolt minev elurikkuse strateegia seisukoht ei peaks seda 30% toetama. Ja me teame, et Eesti bioressursid on Euroopas ühed suurimad ja eelkõige on see metsaressurss ja seda metsaressurssi veel hiljaaegu taheti kasutada Eestis tselluloosi tehase rajamiseks. Nüüd Jaani ettekandest ma sain uue termini ja mõtte, mida ma julgeksin soovitada ka siia nii-öelda siis Eesti arengustrateegias ja eriti metsanduse strateegias on siis biorafineerimistehas, mis ei oleks ilmselt nii metsa mahavõtmist soosiv. Tselluloos on ilmselt ka kõige lihtsam rafineerimine, mis metsast saab, aga ilmselt biorafineerimistehas, mis oleks tunduvalt rohkem väärindaks seda metsa. Et me võiksime mõelda tselluloosi tehase asemel biorafineerimistehasele, uurida välja, kus siin lähiümbruses kõige parem kaasaegsem biorafineerimistehas asub ja püüda selle kaudu oma rahva tulu suurendada, oma metsa väärindada, mitte et me peaksime oma paberipuidu kõik Soome viima ja nii edasi, et meil on vaja tehast, meil on nii palju metsa, aga millist kaasaegset tehast, mitte mingisugust vana tehnoloogiaga siis tselluloositehasteks. Nii et selline idee julgen välja pakkuda ja tänan väga korraldajaid ja kuulajaid. Kui meil on iga inimese kohta 4000 puud, et siis see, mis on nüüd lageraidega maha võetud, et siis lapsevanemad igaüks paneb siis oma lapse kohta 4000 puud kasvama ja
meil on niiviisi täiendava pensionisamba probleem. Mitte praktikuna, aga nii-öelda metsaettevõtete nõukogudes istudes kuulen üha rohkem on see, et kui me räägime täna seda, mis meil metsatööstuses toodetena välja tuleb, siis see on otseses sõltuvuses sellest, mis sinna toorainena sisse läheb. Ehk et kui me tegelikult efektiivselt ja mõistlikult oma metsa ei kasvata, kaasa arvatud nii-öelda erametsaomanikena, siis ma arvan, et selles toorainest loota väga häid ja pika kestusega tooteid on ka suhteliselt nii-öelda lootuselt. Ma arvan, et ma sellele väga palju lootust ei anna ja ma arvan, et siin on tegelikult hästi suur vahe statistiliselt. Aigar saab täpsemalt öelda, missugune on näiteks riigimetsas, kes oma metsi on pikalt majandanud, nii-öelda puidu väljatulek kvaliteediklasside kaupa versus erametsas, kus ikkagi väga pikalt on metsad majandamata. See on nagu üks teema. Teine oli küsimus selle Imavere kohta. Imaveres me teeme, oleme nüüd sellega 3 aastat tegelenud, aasta aega ehitanud, natukene koroona tuli vahel, aga täna me teeme nii-öelda esimese etapi viimaseid katseid. Ehk et loodetavasti paari kuu pärast on selge, kas me nimetame seda fraktsioneerimistehnoloogiaks. Ehk et lõhustame puidusid erinevateks tükkideks, kas see töötab või ei tööta see uus tehnoloogia. Ja kui ta töötab, siis me kindlasti anname sellest teada. Et tegelikult on see arvendusraie ongi selle eesmärgil, et lõppraiest saaks paremat puitu, tuleks vineeripakku, et tuleks saematerjali, ma ei tea mida veel. Ja selle lõpptoodangu süsiniku sidumine on just see, mis selle asja lahendab, nii et arvendusraieid me kavatseme teha aina rohkem. Ja üks asi on veel see, et meil on tohutult palju erametsi, mida siis tagastamise järel on raiutud. Need metsad on juba jõudnud sellisesse 20-30 aastasesse ütleme võsastaadiumist välja. Meil Eestis on ikka tohutult palju suur ressurss just nimelt arvendusraietele ja see tähendab seda, et see on peenike puit, mis sealt peab välja tulema, et selle puidu kasutamine peaks ikkagi või seda puitu hakkab tulema järjest rohkem. Ja veel üks asi oli siin. Asko Lõhmus on öelnud, et metsaistutuse toetamine suurendab Eesti lageraiet. No ma ütleks, et absurdsemalt väidet annab ikka otsida. Esiteks kogu see jutt, mis me siin täna kuulasime, eeldab seda, et mida rohkem metsa on vaja kasvatada ja kui metsad on vanad, siis nende juurdekasvud langevad ehk siis süsiniku sidumine väheneb. Et meil on vaja ikkagi metsa kasvatada. Aitäh. Täpsustuseks, et need süsinikubilansid seal harvendatud puistutes on tehtud 1-2 aastat peale raiet, ehk siis üsna vahetult. Ja need numbrid on umbes nii, et kui see harvendamata ala seob 5,5 tonni, siis harvendatud ala seob 1 tonn vähem, ehk siis tegelikult see sidumine on ikkagi korralik ja see ei ole selline drastiline, et selles mõttes on kõik okei. Ja muidugi toetan seda juttu, mida Mart rääkis ja ka eelkõnelejad siin selle sama sortimendi väljatulekust ja tegelikult kui ma tänaseks ette valmistasin, siis tegelikult üks eesmärk ka, mida ma ise, või tähendab see 4. eesmärk, ma kirjutasin endale siia märkmeks juurde tegelikult seda sama, mida juba siin eelnevalt öeldi, et kuidagi motiveerida veel rohkem kui täna või kuidagi saada seda, et füüsilisest isikust metsaomanikud oma metsa hakkaks aktiivsemalt, ma kasutaksin sõna teadlikumalt ja targemalt majandada. Ja lihtsalt kontekstiks, et sellist füüsilisest isikutest metsaomanikule kuulub täna umbes 650 000 hektarit metsa Eestis, mis on laias laastus 1/4 natuke vähem metsa, nii et päris suur.
täna ühistud ka teevad kindlasti head tööd ja ise päris tihti erametsaomanikega ka suheldes, koolitusi läbi viies, siis ma näen, kuidas selline tahtmine oma metsas toimetada järjest tõuseb. Aga seda jah, ühesõnaga seda kuidagi soodustada. Kindlasti on ohte ka olemas, mis puudutab haigusi ja kahjureid. Et nendest me ei saa muidugi mööda vaadata, arvestades kliimamuutustega, kindlasti nende mõju on oluline ja sellega tuleb paratamatult metsamajandusele arvestada. Aga siiski ei ole see muidugi selline, et metsandus sellega praegu ei tegeleks ja meil ei oleks mingit plaani ega mõtet, vaid tegelikult selle mõte ja plaan oleks selline, kus me peame analüüsima, hindama, otsima kliima ja haiguse kindlamaid puude järglasi. Ja tegelikult sellega me ka tegeleme juba ja järjest enam tulevikku tuleks just nimelt seda põhimõtet ka suunata. Nüüd siin oli enne härra Kirjani küsimus, või mõni mõte, et meil tuleb üsna kehva kvaliteeti, eriti võib-olla siis mitte majandatud metsades. No selle üks kehva kvaliteedi põhjus on loomulikult haigused, hädaniku tekitajad. Ja seega on oluline see, et see metsa majandamine oleks tark, läbi mõeldud ja mõistlik. Seega on vaja õigel ajal neid raieid teha ja õieti neid läbi mõelda. Nagu Jürgen ütles, et tark ja mõtestatud tegevus saab olla see metsas valmitamine. Nii et ma ütleks tulevikku me peame otsima ja toimetama nii-öelda teaduslikult kui praktilisel suunal meile nii-öelda heade järglaste otsingutele. See saab olema kindlasti üks oluline asi. Üritan tagasihoidlik olla. Tähendab, on suuremaid teemasid kui nüüd metsastrateegia, inimene ja loodus ja siin on need vastandid, kas me oleme inimese või looduse poole peal, loodusteadlased ja humanitaarteadlased, kunstnikud omjavad praegu rohkem looduse poole peale, sest inimene kui niisugune on reostanud seda planeeti sellisel määral ja teda ümber teinud, et varsti inimesel endal seda head elukeskkonda ei olegi enam. Ja nüüd on siis see küsimus, kummal pool meie oleme ja kuidas me saaksime nii, et me ikkagi tooksime siia arutelu juurde mõlemad pooled. Praegu näiteks väga ilus mõte oli, et riik ootab nii või teist. Riik on päriselt defineerimatagi, kas ametnikkond, enamus või ütleme, kodanikuühendused ei ole riik. Kui on, siis kodanikuühendused siin praegu tänasel nõupidamisel eriti esitatud ei ole. Ja nemad on metsa suhtes olnud väga kriitilised, üleraie on väga suur probleem olnud juba aastaid, Postimehes käib see kogu aeg diskussioon, Eestimaa Looduse Fond täpselt samuti. Tahaks ikka väga loota, et arutelu oleks viljakas siis, kui mõlemad pooled oleks korraga kohal. Nii peaksime seda katsuma ikkagi Rooma klubi eriti, aga kõik teised arutelud ka oleksid ikkagi, et need vaidlusalused küsimused saaks sügavuti käsitletud. Ma tahaksin ühe olulise punkti panna siia ettepanekute hulka, kui meie põhiseaduses on seni inimene, rahvus, keel ja kultuur ja selle kestmise läbi aegade, siis me peaksime sellesse juurde panema kohaliku looduse. Väga ilusti Kalevi Kulju ütleb, et iga paik on erimoodi, maailm on väga mitmekesine, aga ta selle üleilmastumise protsessis järjest enam muutub ühtlasemaks, tasalülitutumaks. Järelikult selle teine pool protsessidest peaks olema omailmastumine. Ja see omailmastumine on nüüd väikeste riikide jaoks järjest süvenev protsess, kuidas see saaks tegelikult toimuda nii, et see mitmekesisus läbi aegade kestaks. Vaat see on nüüd see, et see paikne loodus oleks üks osa, ehk meie maastikud, kodumaastikud,
väga palju on sellest kodust juttu kui paigast. Ja vaat need asjad peaksid meil siin arutelud hakkama ka rohkem, mitte ainult see majanduspool, et kuidas me nüüd seda metsa lõikame, kuidas me seda töötleme, aga kuidas saaks niimoodi seda lõigata, et ikkagi mets jääks alles ja üle poole metsa oleks ikkagi enam-vähem mitte tapetud mets. Praegu me kogu selle raiesmiku kuulutame ja selgelt metsa pindalaks, aga kui palju läheb aega, enne kui raiesmikust saab uus mets. Praegu öeldi, et 10 aastat on miinimum, et üldse need hakkaksid protsessid enam-vähem tasakaalustuma. No mina ütlen jälle, et vana mets või täiskasvanud mets kindlasti on vanem kui 70 aastat, enamike puuliikide juures meil. 150-aastased männid elavad täiesti veel ja ei ole kuskil näha, et nad massiliselt hakkaksid ümber kukkuma, kui nad on soodsates kasvu tingimustes. Ma väga vabandan, et ma läksin pindale, aga ma usun, et need mõtted ei ole päris null. Aitäh. Ringbiomajanduse riikliku toetamiseni. Et ringbiomajanduse riikliku toetamise meetmeid oleks vaja nüüd Kersil ja teistel välja töötada, kas on see CO-maks või mingisugune muu toetusmeetod või maks, aga igal juhul see oleks tulevik, ringbiomajandus, lisaks siis biorafineerimistehasele, nii et kaks ideed pakun sellesse lõppdokumenti, aitäh! Ma tahtsin öelda, et kindlasti hästi lai kaasamine on olnud meil kogu aeg eesmärgiks. Ma alles hiljuti lugesin üle neid inimesi, kes nimeliselt on meil olnud kuskil töörühmas või juhtkogus. Ma ei lugenud küll seda arvu kokku, aga ma nägin, et esimesel aastal oli neid umbes 40-50, kes erinevates töörühmades siis arutasid. Järgmisel aastal tegime me jälle uued kuidas ma siis ütlen, töörühmad. Juhtkogus on üle 35 inimese. Meil oli eraldi rahvakogu, kes siis metsanduse teemasid arutas. Rahvakogu oli nendest inimestest, kes lihtsalt tänavalt kandideerisid, ütlesid, ja nad tahavad tulla. Ja siis me lihtsalt loositeel tõmbasime 40 inimest. Peale selle on veel, me oleme teinud rahvaküsitlusi, igasuguseid asju. Et rahva arvamus kindlasti on hästi oluline. Muidugi me näeme, et arengukavaga me ikkagi väga kaugele jõudnud ei ole, sest et sealt kaasnevad teistsugused pinged, kaasa arvatud ei ole võimalik enam leida mõjuhindajat. Küll aga nende kogu selle sõnavõtu teemal, et kus meil on üleraied, kus on need teemad, ma paluks Roma klubil ehk arutada seda, et millistele andmetele me oma seisukohtade koostamisel peaksime tuginema. Et kas me, praegust hiljuti on ka üles tõstatatud siin riiklike andmete usaldusväärsust, et võib-olla võiksite ka selle teemal natukene arutleda. Vaadake, Eestis on nüüd juba hiljuti sai see Eesti nii-öelda metsateadus, akadeemiline metsateadus juba 100-aastaseks. 100 aastat on uuritud, väga erinevad põlvkonnad on uurinud, on pannud neid teadmisi ka kirja, need raamatuid on terved virnad. Et kui nüüd on tekkinud selline, ma ei tea, kas see ei ole mitte põlvkond, vaid on tekkinud teatud ühiskonnagrupid, kes ütlevad, et kogu see teadmine, mis 100 aasta jooksul on kokku pandud, mis on teadlased teinud, et see üldse enam ei kehti. Siis ma arvan, et selliste väidetele ei saa tugineda riiklikud poliitikad. Ma siiski arvan, et need 20. aastatel raamatutesse kirja pandud tookordsed Eesti metsakogused, nii pindaladelt, vähemalt pindalad olid ilmselt enamasti õiged. Ja kui tollal pandi kirja, et metsasus on 20%, siis kuna mina siis tollal ei elanud ja ise ei mõõtnud, siis mul on lihtsalt on nagu põhjus uskuda. Samamoodi ka seda, kui seal 40. aastal pandi kirja, palju tollal oli, pärast seda pandi 50, 60, 70, pandi kogu kirja, kuidagi moodi mingi metoodikaga mõõdeti. Ja kui meil kogu see andmestus on olemas, siis on väga keeruline väita, et Eestis metsa on kogu aeg jäänud vähemaks või et ta ära kaob. Et
ma arvan, et riikliku poliitika aluseks ei saa olla emotsionaalsed väited, mis põhinevad sellel, et keegi vaatas koduaknast välja ja tema harjunud vaade, kus on kunagi naabrimehe kinnistul mets, seda metsa enam ei ole. Siis inimene läheb emotsionaalseks, ütleb, et Eestis on mets ära kadunud. Sellistel asjadel ei tohiks see riiklik poliitika põhineda ja vot see on see asi, mida Rooma klubi, kus ju tegelikult koosneb põhiliselt nagu teadustaustaga inimestest, võiksid nagu võtta enda seisukoha aluseks. Põhineme ainult olemasolevale teadmistele ja ka nende eelmiste põlvkondade poolt kirja pandud teadmistele. Need vanad metsamehed, metsateadlased, kes on kahjuks juba kõik vanalas, nemad ei saa enam oma andmeid kaitsta, aga nende raamatud on olemas, põhineme nendel ja võrdleme nendega. Aitäh! Ja teadus põhineb faktidele nii kaua, kui ei ole kellegi näidata teistsuguseid fakte. Ei saa olemasolevaid ümber lükata. Et see on üks teaduse põhimõtted ja põhialuseid. Ja sellepärast ongi, et ka praegune siis metsainventuur, mida tehakse, on ju tehtud ka teadlaste poolt ja ka Keskkonnaagentuuri poolt ja mina ei ole näinud, et see vale oleks, eks ole, et nad teevad midagi väga valesti või midagi, metoodikad muidugi uuenevad, aga see on ka loomulik, et kui läheb aeg edasi, tekib rohkem teadmisi, aga mingit täpselt vastupidist asja, et metsa pindala väheneks või tagavara väheneks, ei ole andmetes olemas. Nii kaua, kui seda ei ole, me ei saa spekuleerida selle üle. Sellega ma olen täiesti nõus, et arutelud peavad põhinema faktidele. Minu arust palju olulisem kui neid fakte, mis nagu, mitte fakte või need näited, mis lehtedes mõelda ikka selle peale, mida Rein just ütles, et kuidas siis metsa kaitsta selle kliimamuutustega kaasnevate haiguste ja muude selliste ohtude eest. Et ei juhtuks see, et kunagi, et me tõesti hakkame nägema, et see kiiresti kõik vähenema hakkab metsa. Ja, et lihtsalt tahtsin öelda, et suur tänu Rooma klubile, et sellise ürituse siin kokku kutsusite, et vabandan tehniliste viperuste pärast, aga see selles mõttes ei ole viimane arutelu kindlasti selle Euroopa Liidu metsastrateegia üle, et siin erinevad kuupäevad on välja hõigatud, et minu andmete järgi on komisjon plaaninud välja tulla siin esimeses kvartalis, veebruarist on kõige varasemalt olnud, täna käis ka läbi, et aasta lõpus juba, et eks näis, et Keskkonnaministeerium kahtlemata teeb omad järeldused sellest, mis Rooma klubi meile siis loodetavasti saadab või valitsusel otse, ja kindlasti kaasame mitte ainult metsamehi ja metsakasvatajaid, metsaomanikke, et nii palju neid huvirühmi, kes vaevuvad selles teemal kaasa mõtlema, et igal juhul kõik on oodatud ja et püüame seda võimalikult siis avatult teha ja need seisukohad siis ka hästi kirja saada, et Eesti huvid võimalikult hästi kaitstud. Anname omalt poolt kindlasti oma maksimumi ja teile kõigile teada siis, et kuna need arutelud tulevad on. Aitäh! Aitäh, Marko! Võib-olla jah, et on täna öeldud seda ja nii on, et mets on emotsionaalne teema ja sellel on kõikidel omad vaated ja palju ootuseid sinna, aga sellest arutades alati tasub meeles pidada ikkagi ka seda, mida me sellest metsast ja puidust saame ja kõiki neid häid tooteid ja väärtuseid, mis sealt tulevad. Me peame ikkagi oma ühiskonna vajadusi ja ootuseid kompleksselt vaatama ja arvesse võtma. Nii need, kes on võib-olla raiete suhtes kriitilised, kui ka need, kes mitte. Võtan enda poolt niimoodi kokku, et selge see, et see rohelepe on alles rohelepe väga üldine, kõiki ühiskonna ja majandus ja mis iganes selle valdkondi puudutav dokument ja Euroopa ülene. Selge on see, et Euroopas on väga erinevad riigid ka nii metsa mõttes kui igas muus mõttes. Aga minu ettepanek on küll, et loeme kõiki pabereid, mis sealt Euroopa poolt tulevad väga täpselt ja teeme just täpselt nii, nagu nad siis üle Euroopalise kokkuleppena ette näevad ja ärme tee midagi rohkem või teist või lase endale öelda, et midagi muud on ka ja veel see ja see ja see ka. Aga tänane arutelu minu meelest oli väga sisukas ja väga informatiivne ja see, mismoodi sa Annela võtsid seda kokku ka juba enne. Siin on potentsiaali kõvasti, et Keskkonnaministeerium ja valitsus tervikuna võiks mõelda edasi küll ja
ja Rooma klubile veel kord suur tänu. aitäh, Aivar, Jaan. Soome-Rootsi eeskujul see mõte, millega Ivar nüüd välja tõi, et see bioringmajandus võiks olla selline idee, mis võiks nagu kõlama jääda, et metsa ja puidulist ressurssi ja ka põllumajandust tulevaid ressursse ja mereressursse meil on ja noh, kindlasti on tulevikus selliseid tehnoloogiaid, mida me võiksime rakendada ja millede rakendamiseks on meil just vaja neid teadus-arendusspetsialiste, et võib-olla tuleks juhtida tähelepanu, et me Rauliga korra arutasime, et see ei paista statistikast väga hästi välja. Tegelikult, et see võiks olla selline ettevõtetele nagu präänik või motivatsioon, et kui ma investeerin teadus-arendustegevusse või võtan tööle siis doktorikraadiga inimese, et siis sellest tulenevalt tuleneb ka mõningane maksusoodustus või mõni muu selline ettevõtet motiveeriv hüve. Ja ma usun, et tuleviku mõttes Eesti mets on heades kätes ja kindlasti me pärandame, see põlvkond siin pärandab oma lastele kindlasti terved ja hästi nii-öelda hoitud metsad ja kindlasti on tulevikus rohkem jälle sellistest taastuvatest ressurssidest tehtud paremaid tooteid, nii et loodame, et ühiste pingutustega saab siis mõndagi nendest süsinikuvaba nii-öelda majanduse eesmärkidest ka siis ellu viidud. Aitäh kõigile! Aitäh, Jürgen! Loomulikult, aitäh kutsumast niivõrd auväärses auditooriumis osaleda on igati suur hea võimalus ja au, aga ma arvan, et siin eelnevalt on päris palju juba öeldud, et jah, tõesti tegelikult see, mis siin lõpus nagu kõlama jäi, et vast see tõde meie maailma kohta on kuskil mujal ikka kirjas kui ajalehe Postimehes veergudel. See võib-olla on küll hea mõte, mida siit kaasa võtta, et usuks nagu vähe tõsisemalt võetavaid allikaid metsa kohta just, muu kohta ei hakka nagu suurt pruukima. Aga ja veel kord ka see, et kui me siin rääkisime, et kuidas metsa tuleb tõhusamalt ja targemalt majandada, siis see jutt tegelikult käib ju majandusmetsade kohta ja sageli kiputakse unustama, et meil on väga suur osa kaitsel, kus me tegelikult tohi midagi teha, nii et seda tasuks ka meeles pidada. Aitäh teile! Veel korra metsa, nii et need milled on teile ja need on väga mehised, siin naisterahvas ei jõuagi neid tõsta, nii et need, mis siin ees